Samuti nagu kõigil teistel sai ka Kohtla-Järve linnavolikogul suvepuhkus läbi ja uuesti koguneti 28. augustil. 13. istungi päevakord nägi ette 11 päevakorrapunkti ja nendeks olid Kohtla-Järve arengukava aastateks 2007–2018 uue redaktsiooni kinnitamine, Kohtla-Järve linna eelarvestrateegia aastateks 2014–2018 kinnitamine, maamaksumäära kehtestamine ja maamaksu vabastuse andmise kord, autode kasutusrendilepingute sõlmimiseks nõusoleku andmine, sotsiaalruumi staatusede kehtetuks tunnistamine, Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Tehase tänav 2 ja 2A kruntide, Pavandu tänava ning Kohtla-Järve jaama raudtee vahelise vaba maa-ala detailplaneeringu algatamine, Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Tehase tänav 2 ja 2A kruntide, Pavandu tänava ning Kohtla-Järve jaama raudtee vahelise vaba maa-ala detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine, Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 35 ja 35A kruntide ja lähiala detailplaneeringu algatamine, Kohtla-Järve linna Järve linnaosas Järveküla tee 35 ja 35A kruntide ja lähiala detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine, Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kruntide Sõpruse tänav 14D ja Sõpruse tänav 16D, garaažide taga Jõhvi valla ja Kohtla-Järve linna halduspiiri suunas vabale maa-alale detailplaneeringu algatamine. Ja viimaseks punktiks oli Kohtla-Järve linna Ahtme linnaosas kruntide Sõpruse tänav 14D ja Sõpruse tänav 16D, garaažide taga Jõhvi valla ja Kohtla-Järve linna halduspiiri suunas vaba maa-ala detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine. Eelmisel nädalal laati 7 linna tänavavalgustuse projektis viimaste linnade ehituse hangete pakkumised. Kokku on hindamisel 41 pakkumust ning kui hankes osalejad otsuseid ei vaidlusta, selguvad ehitajad septembris. Enim ehituspakkumisi ehk 8 laekus Jõhvi ja Keila projektile. Paide ja Valga tänava valgustuse uuendustöödele tehti 6 pakkumist. Haapsalule 5 ning Võru ja Kuressaare projektidele 4 ehituspakkumist. Esimesed hinnangud ehituspakkumistele näitavad, et projektid kujunevad planeeritust kulukamaks. Vahepealse ajaga on ehitusnõuded muutunud, mis tingib ka hinnapakkumiste kallinemise. Järgmise sammuna tuleb kõigi 7 linnaga eraldi maha istuda ning koos otsustada, millised on piirkonnad, kus tänavavalgustus vajab esmajärjekorras uuendamist. Tänavavalgustuse projekti suur hankeperiood algas selle aasta veebruari lõpus, mil alustati valgustite mastide ja masti vundamentide tarni otsimist. Nüüdseks on lepingud sõlmitud aktsiaseltsi Esvika Elekter, samuti on selgunud inseneri ja järelevalve hanke võitjad, PP ehitusjärelevalve osaühing, Vealeidja osaühing ja aktsiaselts Infragate Eesti, kellega sõlmitakse leping lähipäevil. Valgustite juhtimissüsteemide varustaja valik on samuti lõpusirgel. Ehitustöödega on plaanis alustada septembri lõpus ning need kestavad koos süsteemide lõpliku häälestamisega aasta aega. Projekti raames saavad Haapsalu, Jõhvi, Keila, Paide, Kuressaare, Valga ja Võru energiasäästliku tänavavalgustuse terviklahenduse. Projekti rahastatakse rohelisest investeerimisskeemist CO2 kvoodi müügitulu eest Austria Vabariigile. KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodi müügituludest ning Euroopa Liidu struktuurfondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIK-is 14 aastaga toetus saanud üle 16 000 projekti. – 31. augustil toimuv traditsiooniline kaevurite päev pakub Toilas nii muusikalisi elamusi, sportlikke hasarti kui ka toredat tegutsemist pere väiksematele. Traditsiooniliselt tunnustatakse parimaid kaevureid ja toimuvad mäemeeste mõõduvõtmised nii isetegevuses kui ka erinevatel spordialadel. Õhtusteks peaesinejateks on kell 18.00 lavale astuv Swingers ning kell 19.45 esinev Rootsi bänd Secret Service. Uuendusel on üritusel ka džässiala, mis laiendab sündmuse mere äärde ja kutsub külalisi nautima häid veine ja muusikat. Esinevad Virumaa parimad džässiartistid eesotsas Boris Baršinini džässiansambliga
ning Sillamäe muusikakooli džässibändiga More Drive. Džässitelk on avatud pärastlõunal kella 3-10. Kaevurite päeva juhivad Birgitta Õigemeel ja Tanja Mihhailova. Tänavu on kaevurite päeva korraldamisel jõud ühendanud piirkonna 2 olulisemat põlevkiviettevõtet Eesti Energia ja Viru Keemia Grupp. Eesti Energia kaevanduste juhatuse esimees Veljo Aleksandrov avaldas lootust, et üritusele tuleb palju kaevureid ja nende lähedasi. Samas on 31. augustil Toila parki oodatud ka need inimesed, kes otseselt kaevandusega kokku ei puutu, kuid kelle jaoks siinne põlevkivi piirkond kodupaigaks on. Kaevurite päevast on kujunenud aastakümnete jooksul üks iseloomukumaid Ida-Virumaa pidustusi. Võib kindel olla, et tänavune sündmus tuleb meeleolukas ja tuletab kõigile taaskord meelde, kui paljud tublid inimesed Eesti Energia tootmisse põlevkivi kaevandamisega oma olulise panuse annavad. Lastele toimuv programm on tänavu indiaani teemaline. Keskpäevas kuni kella 7 on avatud töötoad, batuudid ja 3D planetaarium. Toimuvad erinevad mängud ja etendatakse näitemänge. Õhtul kell 8 pakub nooremale põlvkonnale tantsulusti lastedisko. Kogu meelelahutusprogramm on osalejatele tasuta. Tavapäraselt toimuvad kaevurite päeval ka spordivõistlused. Kaevurid võistlevad nii rammumeeste jõuproovis kui ka saapaviskes. Päeva tipuks on VKG ja Eesti Energia jalgpallimeeskondade traditsiooniline võistlus. 1. septembril algab traditsiooniliselt koolides õppetöö. Esimene koolipäev ehk teadmiste päev on elutäht sündmuseks kõigile, kes lähevad kooli esimest korda. Olgu selleks siis alg-, kesk- või ülikool. Seesama põnevus ja ärevus valitseb sarnaselt kõigi hinges. Teadmiste päeval osutatakse erilist tähelepanu kooliteed alustajatele, kuid üldisemalt ka haridustöötajatele ning tähtsustatakse hariduse olulisust. Meie rahva haritus, teadmised ja oskused loovad uusi võimalusi nii Eesti inimestele, riigile kui kogu Euroopale. Üle pika aja on Jõhvis nii palju lapsi, et saab teha 6 esimest klassi, 3 Eesti ja 3 Vene gümnaasiumis. Kooliteed alustab ühtekokku 140 last. Põhikooli õpilasi on uuest õppeaastast Vene koolis 580 ja Eesti koolis 520. Gümnaasiumisse minekust on teada andnud 51 õpilast Eesti ja 56 Vene gümnaasiumis. Laupäeval päikeseloojangu ajal süüdatakse rannas lõkked, et tähistada muinastuletööd. Sarnaselt varasematele aastatele oodatakse kõik õhtu hämaruses mere äärde, et olla ühisosaks naaberriikidega Läänemere randadel loodavas tulede ketis. Vanasti süüdati randades lõkkeid sõnumite edastamiseks või selleks, et näidata merel olijale teed kodusadamasse. Nüüd süütame tuled Läänemere äärsete rahvaste ühtsuse teadvustamiseks. Käesoleva Soome lahe aastaga kutsutakse inimesi jõude koonduma meie ühise veekogu seisundi paremaks muutmiseks. Ka muinastulede ööle eestvedajad paluvad inimestel mõelda ja mõista, et meri, mis meid ühendab, vajab senisest rohkem hoidmist. Paneme kõikidele lõkete süütajatele südamele, et põletamiseks kasutatakse vaid puitu. Ei jäetaks prahti randadesse vedelema ja peale üritust võetakse endaga kaasa kõik loodusesse mitte kuuluv. Erilist tähelepanu palume üritusel osalejatel pöörata küünalde, tõrvikute kasutamisele, et tule tegemisega seotud prügi ei jääks randa. Taevalaternaid, õhupalle ja ilutulestikku palume mitte kasutada. Koos sõpradega ja naabritega tulede keti luues ja oma lõkkeid veebilehel muinastuled.ee registreerides anname märku, et hoolime Läänemerest. Muinastulede öö lõkete süütamise traditsioon sai üheaegselt alguse Eestis ja Soomes rohkem kui 20 aastat tagasi. Alates 2009. aastast on veebikaardile www.muinastuled.ee kantud üle 3500 lõkkekoha ja üritusega on sellest ajast alates ühinenud kokku üle 100 000 inimese Eestis ja naaberriikides.